Tere! Mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna on meil külas kirjanik Pirk Rohelend. Tere! Tere! Ma kohe mõtlesin, et kas sind tutvustada kui krimikirjanikku, aga tegelikult sa ju ei ole ainult krimikirjanik. Või sa praegu identifitseerid ennast pigem krimikirjanikuna? No mulle meeldib, kui öeldakse, et Eesti krimikirjanduse kuninganna, eks Okei, ole, kes ei tahaks olla. Aga jah, tegelikult ma olen kirjanik, ma olen luuletaja, ma olen stsenarist ja ma olen kirjutanud ka mõned näidendid. Ja ma ei alustanud krimikirjandusest oma kirjutamise teekonda. Et seetõttu mind nimetatakse vahel ka noortekirjanikuks ja minu käest on isegi küsitud, et kas sulle endale tundub, et sa oled veel noor kirjanik. Ei tundu enam. On aus vastus. Aga kuidas üldsegi sina leidsid tee raamatute juurde, et kas sa lapsena lugesid palju, mida sa lugesid? No minu lapsepõlv oli veel nõukogude ajal ja siis olid need väga suured raamaturiiulid ja see televiisor, kust kell 6 alles tuli üks multifilm ja rohkem ei tulnudki midagi. Et siis sai neid raamaturiiuleid mööda küll kolatud, aga ma arvan jah, et minu enda puhul kuidagi kõige rohkem käivitas seda teekonda Agatha Christie. Ja just see Paddington mulle meeldib 1650 ja see, kes on lugenud, teab seda imelist rongistseeni, kus siis üks rong möödub teisest rongist ja siis see rong, millest möödutakse, et seal kägistatakse ühte naist. Ja kuidagi lihtsalt see atmosfäär ja see põnevus ja võib-olla ka see, et mis ta siis võrreldes nende teiste raamatutega, mida krimkad tegelikult tekitavad, kuidagi nagu sellele lainele mind viis, aga mul läks väga palju aastaid aega, enne kui ma sain aru, et ma tahan ka seda kirjutada. Et ma olen alati tahtnud lugeda krimkasid ja ma vaatan väga palju trillereid. Aga et ma tahan ka seda kirjutada, jah, selleks ma arvan, ma olin juba 10 aastat juba mingeid muid asju kirjutanud. Ja teine asi, mis siis mind võib-olla krimikirjanikuna just on mõjutanud, on Lars Kepler. Siin on mul Uneskõndija raamat ja mis mul Kepleri puhul meeldib, on see, et võib-olla ei ole erinevamaid raamatuid kui Agatha ja Kepleri, eks ole, raamatud. Et kui Agatha Christie ütleme, kõige suurem tugevus on see psühholoogia. Et tema lood on sellised, et kus võib-olla keegi tapetakse ära, vanamehe surm, eks ole, ja öeldakse, et toas oli hästi palju verd. Ja me oleme juba edasi, et juba see tuba jääb, kui me nüüd Kepleriga võrdleme, eks ole, et kui seal toas on see veri, et siis me ikkagi iga tilga loeme üle ja lähme sinna sisse. Ja see, ütleme, kuidas siis on võimalik seda atmosfääri just võib-olla selle õudusega tekitada, et see on nagu siin minu üsna nagu meisterlik tase, et ma ei tea kedagi, kes kirjutaks veel õudsamalt kui Kepler. Ja nende kahe vahel võib-olla kusagil on siis see, mida ma ise teen. Jah. Jõuame selle juurde ringiga tagasi, aga kuidas sina kirjutama hakkasid või millal sa hakkasid või kuidas see juhtus, et sa tänaseks kirjanik oled? Ma arvan, et paljud kirjanikud ütlevad seda, et kuidagi see on alati sinuga kaasas, et niipea kui sulle see esimene pliiats kätte antakse, siis sealt tuleb mingi luuletus või laul ja kindlasti kooli ajal igasugused essee-konkursid, kus ma sain osaletud või osalesin. Aga sellist nagu päris romaani kirjutama ajendas mind tegelikult see mu esimene romaan. Seal on siin mina. Ma ei tea, kas sa sellist mind veel mäletad? Eriti ei mäleta. Et see Mina Mortimer, jah, see sündis ülikooli aastatel ja minuga juhtus selline päris lugu, et üks minu parimatest sõpradest otsustas elust lahkuda. Ja ma olin ise nii noor, ma olin 20. alguses ja kuidagi lihtsalt see ei tulnud sellega toime, et tundsin, et iga päev mingi osa minust tuleb selle küsimuse juurde tagasi ja võib-olla siis ka selle nurga alt, et kas ma jätsin midagi märkamata, kas ma oleksin pidanud midagi tegema, kuidas ma siis ei saanud aru, et midagi sellist võib juhtuda ja see romaan tegelikult sellist lugu räägibki. Et see peategelane kaotab oma sõbra ja see on selline leinaga toimetulemise lugu. Ja ma ise siis tundsin kuidagi, et väga vähe on sellistest asjadest räägitud, et romaanidel on mingid oma kindlad žeeliinid, aga selliseid päris elulisi asju kuidagi polegi, tänapäeval on seis muidugi palju parem, aga siis mina ei olnud midagi sellist lugenud. Ja tõesti aitas endal toime tulla ja ma arvan, et kellel on midagi sellist võib-olla olnud, et võib-olla aitas ka midagi mõtestada.
ja mulle hakkaski meeldima see, et see kirjaniku võimalus minu jaoks ongi, ütleme ühelt poolt tõesti mulle meeldib luua lugusid, mida ei ole olemas, et sa saadki teha kas või teise maailma. Ja teiselt poolt sul on võimalus siis selles maailmas minna ükskõik kelle sisse, vaadata neid erinevaid viise, kuidas inimesed elu kogevad, mida nad mõtlevad ja sa ei pea olema nagu ajakirjanik või kroonik, et lihtsalt ütlema või kirjeldama, mida sa näed, vaid et sa saad ikkagi võtta selle tegelase, kellega sa tunned, et sul on kõige vähem ühisosa ja siis olla tema. See juhtus võib-olla siin, ma tahaks öelda, et ikkagi, et mina ei olengi Otto Müller, on ju. Vahel mulle meeldib öelda, et ma olen ta sünnitanud, kasvatanud ja tapnud. Aga iseenda jaoks just mõtestada võib-olla sellist vanema generatsiooni vägivaldset härrasmeest huvitav ülesanne ja kirjanikuna sa siis jõuad selleni, et eks tal on oma motivatsioon ja omad mingid põhjused ja oma kogemused, et miks ta käitub, nagu tema käitub. Ma võin siis korra sellest ka rääkida, et see on siis mu luulekogu. Mulle väga meeldib tegelikult teha koostööd teiste loojatega. Ma arvan, sellepärast see stsenaristikaga näiteks on mulle nii loomuomane, et mul ei ole sellist, ma ei oska öelda nagu hirmu, et keegi tuleb ja rikub minu töö ära. Mulle väga meeldib see, kui keegi näeb selles midagi muud, visualiseerib seda, etendab seda, minu arust see on kohutavalt kihvt. Ja luuletustega mul on selline tore koostöö olnud Elina Kasesaluga, kes siis on mulle igasuguseid asju sellesse raamatusse joonistanud ja kuidagi jälle see, et kuidas see tema käekiri ja minu käekiri on ja minu veidrad tekstid ja tema selline väga huvitav, originaalne autorilooming kokku sobivad. Me oleme selle eest saanud kuldmuna. Et see on hästi kihvt kogemus, et sa nii-öelda näed ka ennast kuidagi kõrvalt ja nii-öelda tekib mingi lisadimensioon juurde sellele, mida sina oled loonud. Jaa, sama. Aga see Mortimer ilmus aastal 2007 ja luulekogu Morbidaarium ilmus 2013 äkki või midagi sellist. Nende vahel oli ka midagi. Oi, nende vahel on hulgi, ma ei jaksa nüüd seda kõike kohale lohistama, et peale Mortimeri siis tegelikult ma tegelesin veel süngete teemadega, et Mortimerina sisenesin ma areenile ja selle poisina, kes on siin taga kaanel ja olen mina. Olen ma saanud ka armastuskirju tüdrukutelt, mille üle ma olen olnud väga õnnelik, sest ma elus olen väga vähe armastuskirju saanud, et need on minu jaoks erilised. Aga siis ma kirjutasin pärast seda veel romaani nimega Enesetapjad ja romaani nimega Minu sõraline sõber, kus siis seda leina ja surma teemat ja võib-olla just sellise noore inimese vaatevinklist, kes tegelikult, ma ütleksin, vana inimesena. Ma saan aru, et ja võib-olla see on nii tore, et me oleme kirjutanud noorena teoseid, et see on alles, et ma täna ju niimoodi kunagi enam ei suudaks. Ja ma olen kunagi Mihkel Kunnusega vaielnud, kes ütles, et sa ei tohi kirjutada, kui sa ei oska, aga see on nii autentne. Ja noor inimene tajub maailma nagu nii palju valusamana. On täpselt sama meelt. Ja ehedamana, et mul on hea meel, et need asjad sündisid täna võib-olla isegi natukene nagu pelgad, et kas nüüd nii kontrastne pidi olema ja ütleme, Minu sõraline sõber, et ta on ikkagi selline misoküünismi teos. Aga ega need rasked teemad, kui neid võib-olla, ma ei tea, võib-olla need ei saagi kergelt käsitleda, eks ole, et need ongi kellegi päris hingevalu, et kuidas sa seda nagu meeldivalt või nii-öelda politkorrektselt teed. Et selles mõttes ma arvan et kõik see, ja tollel hetkel, eks ole, sina oled ju täpselt sama ajajärgu kirjanik on Jim Mashilevi, Robert Andma oli meiega tegev, eks ole, et nii palju sellist talenti, Diana Leesalu, Ketlin Priinaga siiamaani, just, et kuidagi oli mingisugune, ma ütleks ikkagi mingi, tänapäeva sõna on vibe. Laine on ju. Et oli selline laine, kus me tulime, me kõik olime ausad, ehedad, päris ja see oli hästi kihvt, et keegi meist ei olnud ka nagu üksi, et me kõik tulime, mõistsime teineteist ja minu meelest, siiamaani võib-olla süda läheb ka soojaks. Mul ka just keegi, lugesin kellegi mingit kirjatükki, ma ei tea, 22-aastane kirjutaja ja siis ütles, et vist oli arvustus ja arvustus äkki kas Lilli Luuki või Piret Jaaksi või kedagi ja siis ütles, et mega lahe, et praegu on see Eestis
naiste romaanikirjanike sihuke nagu võimas laine ja et aga kus on minu põlvkonna kirjutajad või kus on nagu minust 10 aastat vanemad kirjutajad, et tõesti sel ajal, kui meie hakkasime kirjutama, siis see oli nii enesestmõistetav, et ma ei tea, Birk kirjutab ja Jim kirjutab ja Sass kirjutab ja see kirjutab, et see oli nii normaalne asi, mida teha, et jah, ma ei tea, kas nagu teine samasugune laine on vahepeal veel käinud, võib-olla nüüd on see siukene Sveta ja Gregor ja Liis ja aga jah, et seda nooremat sellisel kujul ei teagi, et ma ise, võib-olla see on vaata ikka, et inimene tunneb enda vanused inimesed, võib-olla osa on selles, aga jah, et see oli nagu ikkagi siuke plahvatuslikult võimas tunne ja ka, ütleme, ma arvan, et see eesti kirjandus, ma olen selle peale ka mõelnud, et mõnikord armastatakse öelda, nagu see oleks mingisugune leib, et me kõik saame ühtemoodi aru, et mis see on, aga on kohutavalt omanäoline, siis on see, et võib-olla seda varjutatakse nende klassikutega liiga palju. Et me liiga palju räägime nendest teostest, mida kirjutati rohkem kui 100 aastat tagasi ja liiga vähe mõtestame seda, et tegelikult iga aasta 10 on erinev. Tohutult erinevad on tegelikult need lained, mis eriti käivad. praegu, sidevahendid, mis sa kasutad, kõik, mis osta saad poest ja nii edasi, on ju. Just, ja see looming, eks ole, täpselt sel põhjusel ka on hoopis teistsugune. Ja noh, ma selle Tammsaarega vahel ikkagi mõtlen, et ega minu lapsed, ma üldse ei tea, kui ma hakkaks küsima, et kas sa tead, mis on oder, kas sa tead, on ju, mis on lakaluuk, mis on ihal käimine, on ju, et see maailm on nii kaugel ja siis võib tekkida selline imelik distants, et lugemine pole mulle. Ja, et kirjandus ongi mingitest vanadest surnud asjadest, on ju. Aga see sild, et tegelikult sa võiksid alustada just sellest, millest sina aru saad ja siis sa saad liikuda seal ajas, on ju, sest siis sa mõistad seda ka. Aga mitte suruda sellesse, et kui sa Tammsaarast aru ei saanud, on ju, siis lugemine pole sulle, et seda ma olen nagu kahetsenud kuidagi, et me oleme väga kinni selles minevikus, aga tegelikult meie maastik on hästi rikas. Ja võib-olla üks asi veel, mis ma olen tajunud, et noh, tõesti, et elavalt tajunud, et üks asi on see, et kirjandusteoorias räägitakse, et noh, ma ei tea, et mingi žanrid kuidagi lähevad kokku ja nii edasi, aga ma mäletan, kui mina kirjutasin esimese romaani 21 aastat tagasi, siis oli väga selgelt öeldud, mis asi on romaan, mis asi on novell, mida sa tohid teha, et siit läheb juba piir, see läheb veits liiga autobiograafiliseks. Täna meil on žanr mina kirjutus, kus sa võid ükskõik mida teha, sa ei pea endast kirjutama, sa võid öelda, et sa kirjutad endast, tegelikult sa kirjutad mingist romaani tegelasest ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja et raamatud on nagu nii teistsuguseks läinud, kui on teil 20 aastat tagasi, sest ka maailm on teistsuguseks läinud. Et meil on need igapäevased mingid Insta-reelid ja siis meil on mingid TikTokid ja siis meil on Netflix, mida noh, et kui meie podcast. Kui meie olime väiksed, siis nagu kui igavad olid filmid. No nagu kõige põnevam film oli Viimne reliikvia, mida ma üldse olin kunagi näinud. Aga et siis nüüd Netflix on nüüd stseen, nüüd järgmine asi, on et aga ma näiteks noorena, kuidas öelda, et mina ei teadnud, kuidas peab kirjutama. Ma arvan, see oli nii-öelda mingisugune jumalik bliss või see blissful ignorance, eks ole, et ma küll ei olnud nagu mitte milleski kinni. Ja siis hiljem ma olen mõelnud jälle, et mõnikord ütleme on hea ka, kui sa ei pea ennast raamistama ja võib-olla siis, et ütleme tänapäeval paljud teadlikult lähevad seda teed. Aga võib-olla jah, et näiteks kui me tõesti räägime siis sellest nagu nõukogude kirjandusest on ju, siis vahepeal mul on tunne, et meil sellest ajastust tegelikult ei olegi lugusid, kuna oli nii tugev raam, olid nii selged ootused, kuidas sa pead seda kõike tegema ja võib-olla midagi läkski kaotsi on ju, sellepärast, et jah, kuidagi tuli väga tüüpiliselt ja võtta mingisugune moraalne positsioon. Mina näiteks ma ei armasta seda, jõuan kohe järgmise raamatuni, Camus Võõras. Ja tegelikult on veidi, kuidas saab siuke raamat meeldida, ta on nii kummaline raamat tegelikult, ta on pisike, õhuke ja kummaline ja ometi sa saad mingisuguse sellise huvitava, unikaalse kogemuse seda lugedes, et tegelikult nagu kuidagi arendab ja inspireerib ja jääb kaasa ja paneb mõtlema. Ja jälle ma ütleks, et noh, ma ei tea, mis see tema tolle hetkel, tegelikult oli väga hästi vastu võetud, aga väga revolutsiooniline sisu, ma ütleks, ja see on ju 40ndad umbes, kui see ilmus, et mulle tegelikult jah, meeldib selline kirjandus, mis on ikkagi
mingis mõttes, heas mõttes provokatiivne ja lõhub mingisuguseid raame võib-olla ära ja annab mingit uut hingamist, et kunagi ka, et ma mäletan seda, et kui ma kirjutama hakkasin, et ma mõtlesin selle peale, et noh, on hästi sellised kuidagi, ma muidugi jumaldan Dostojevskit, aga noh, ikkagi kuidagi, et ma ei tea, inimene mõtleb ja siis ta tegutseb ja siis ta räägib ja see on kõik ühtemoodi. Aga ma igapäevaelus näen, et inimene mõtleb ühtemoodi, siis ta teeb midagi teist ja ta räägib täiesti kolmandat moodi ja minu jaoks kirjanduses need asjad olid puudu. Ja ma arvan, et äkki tänapäeval neid kihte tulebki juurde ja ei ole see moraalne lugu on ja tema oli hea, tema oli halb, halval peab minema halvasti, las see hea võidab, et see on minu jaoks ikkagi nagu hariliku pliiatsiga tehtud joonistus, et tegelikult need värvid ja materjalid on palju rikkalikumad, et milleks piirduda sellise jutlusega. Ja. Ma just ka, samamoodi nagu ma siin alati räägin, et elus pole ühtegi krimkat lugenud, et siis ma samamoodi ei suuda üldse lugeda naistekaid. Ja nüüd hiljuti mul oli periood, kus lihtsalt ma olin vist nii üle töötanud, nii väsinud ja siis sõbranna oli mul mingi 3 aastat varem kinkinud ühe naisteka, mis oli mul öökapil olnud 3 aastat. Ja siis ühel päeval mõtlesin, et no ma ei tea, vaatame, kes siis maailma parim see naistekate kirjutaja on ja lugesin ja mul oli mingi, et mis tore see on, nagu mingi jumala tore. Aga ka see, et see, mida mina arvasin, et on naistekas, mis oli naistekas 20 aastat tagasi, et see on ka tohutult muutunud. Et seal on nii palju psühholoogiat, seal on nii palju just seda kihtide avamist, seal on see, et see nagu, tõesti, et ta mõtleb üht, käitub teistmoodi ja nii edasi, et näiteks, mis ma lugesin mõni aeg tagasi, see pulmarahvas on niimoodi, et üks naine läheb imeilusas kleidis, läheb kuhugi välismaa hotelli, kus on pulm ja siis juba niimoodi mina pööritan silmi, et okei, see ei ole minu raamat. Ja siis tuleb välja, et ta läheb ennast ära tapma sinna. Et ta ostis tal kõige ilusama kleidi, läks üksinda mingisugusele puhkusele, mis tal oli kunagi ekskaaslasega plaanitud ja siis ta läheb sinna ennast ära tapma ja siis tuleb välja, et tegelikult on ka orb ja siis ta räägib, et kuidas kirjanduses on erinevad naised olnud orvud ja mida see kirjanduses tähendab ja kuidas see on talle meeldinud ja siis veel, et ta ei saanud lapsi ja et seal tuleb nagu nii palju raskeid teemasid, aga see on lihtsalt serveeritud meile selles soustis nagu. No selles suhtes Krimka on, ütleme, ja jälle siis Agatha. No minu jaoks, ja ma vahel üllatun, et öelda, see on nii selline kuidagi teise kategooria žanr või see ei olegi nagu päris kirjandus, et minu jaoks on täpselt vastupidi, et selle raami sees sa võid rääkida ära niisugused teemad, millest muidu võib-olla jälle öeldakse, et ei sobi või et meil on ikkagi siin need viisakad lood või mis iganes. Et sa võid seda isegi sellist, ütleme seda sotsiaalseid tahke elus lahata väga teravalt või tuua esile, mis nagu võib-olla muul puhul inimestele ei meeldiks. Aga jah, et on nagu selline täiuslik garneering, et selle varjus nagu just rääkida kõiki neid nagu väga huvitavaid asju ja valusaid asju ja päris asju. Et ma ei mõista seda, et miks seda nagu nähakse kuidagi nagu väiksema žanrina. Ja naistekatest ma tahtsin öelda, et mul on tegelikult, see on mu põhiline, see on mu põhiline nii-öelda raamat, mida ma enamasti loen, raamatukogu. Et minule sõbranna soovitas sellist raamatut nagu Sarah J. Maasi Rooside okaste koda, mis on siis selline nagu romantasy. Ja ka mõtlesin, kuigi ma armastan animet ja muinasjutte ja mulle ka tundus, et nagu naiste fantaasiat, ma ei tea, kas see on mulle. Ja ma ütleks, et see on üks kõige paremini kirjutatud raamatud, mida ma olen üldse kunagi lugenud. Et ma täiesti, et jah, võib-olla ütleme see, ütleme jah, võib-olla mingid, ma ei tea, stilistilised nüansid, mis nii-öelda, kuidas öelda, ei ole võib-olla päris nagu see, et ma ei tea, kas ma loeks on ju eluaeg selliseid raamatuid on, aga kui hästi see oli komponeeritud, nagu kui hea oli see keel ja täpselt samamoodi oli toodud sisse selline väga terav psühholoogia, et täiesti nagu vaimustas otseses mõttes ja mõtled, milleks need eelarvamused, et kasutud tegelikult. Ja mina väga kuulsusrikkalt lugesin just hiljuti läbi ühe esimese
Krimka, mida ma üldse elus olen suutnud lõpuni lugeda ja see oli sinu kirjutatud liiga palju armastust ja noh, täpselt sama kinnitas mul ka see, et sa tegelesid seal raamatus päris palju sellega, millised me oleme teismelistena, millisena me ennast näeme, millisena me teisi näeme ja et seal raamatus on siis keskseks looks on klassi kokkutulek 20 aastat hiljem ja ma olen ka mõelnud selle peale, et kui ma näen kedagi minevikust, siis ma muutun selleks, kes ma olin siis, kui ma seda inimest tundsin. Et ma võin olla nüüd täiesti teistsugune, aga selle inimesega see vana Eija nagu niimoodi kangastub, et äkitselt oledki, noh, ma ei tea, või keegi, kellest sa olid armunud 15-aastasena, et ta on tänaseks mingi keskealine mees on ju, täiesti onkel, aga ikka tuleb meelde see mingi, oi temaga ma ei osanud rääkida ja ei, see on väga lahe jah, et ma olen nagu jah, no see on ikka, kirjutad ikka sellest, mis ennast ka nagu nii sügavalt nagu puudutama jääb ja ma näiteks elus hiljem, kuna ma nüüd olen muutunud selliseks keskmiseks inimeseks võib-olla väliselt. Aamen on ju, et siis ka mina kohtan nagu neid inimesi, kes ütlevad, issand, sina, ma ei oleks sind äragi tundnud, kuidas sa nii normaalne oled. Ja siis tuleb jah meelde, et jah, et aga noh, tegelikult võib-olla see mina, kes tookord oli mingisuguste ekstreemsete soengute ja riiete ja millega iganes on ja võib-olla oli keskmisem noor, kui see keskealine mina, kes ma nii-öelda, võib-olla ongi lihtsam olla väliselt neutraalne, aga mu elu on väga rebel. Et seda. Aga sa just võtsid ühe sõna mu järgmisest küsimusest, et seal raamatus on ka tegelane, kelle hüüdnimi oli noorena rebel ja kes siis nüüd on selline pikkade blondide juustega, kena sätitud ja siis sa kuidagi seal järelsõnas veel ütlesid midagi, et noh, mina olin see lühikeseks lõigatud mustaks värvitud peaga, et siis ma mõtlesin ka, et kas see tegelane on sust endast inspireeritud? Jah, temaga küll tekkis see, et mul väga harva tekib kuidagi see mingit sorti nagu see just see samastumine, näiteks ma mõtlesin, et kui see mul on meeles, et ma korra täna veel räägin sellest, et ma arvan väga palju aastaid mitte kunagi ei kohanud raamatutes mitte kedagi, keda ma suudaks nagu tunda, et inimene nagu mina, et mida sageli lugejad ütlevad, ma tahan lugeda minust, et mina ei ole seda nagu väga kogenud, aga selle rebeliga jah, tekkis see tunne, et ma tunnen mingid hetked jah väga ära, et just see selline, noh, see ütleme, see võitlusvaim ja see, et sa kuidagi, sa püüad nii vapper olla, aga tegelikult sa oled nii haavatav. Ja kõik see nii-öelda see suke sünge olek, eks ole, et see tegelikult on mingit sorti kaitse ja selle sees võib olla nagu nii ilus hing. Et hiljuti meil on ka, ma töötan TalTechis ja meil on seal lugemisklubi ja me lugesime Frederick Backmani Minu sõbrad. Ja need tegelased seal on samamoodi sellised väikelinna kehviku perede lapsed. Ja siis kolleeg ütleb, et issand, et ma ei oleks üldse arvanud, et sellised nagu tänava lapsed, et neil võivad olla nagu nii suured hinged. Ja et see on, et kus, muidugi see on nii. Muidugi see on nii ja mõnikord ütleme see kõige haavatavam on see, kes püüab välja näha kõige vapram, eks ole, et see nii käibki koos, et see võib-olla teinekord näitabki seda, et mul on tegelikult raske, ma vajaksin abi, aga ma mängin seda tugevat, eks, et ma ei saa seda abi küsida, sest et muidu te kõik näete, kui raske mul on ja midagi sellist. Et seal oli jah väga palju neid momente ja just see suur armastus, issand jumal nagu niimoodi nagu noorena armastad, ega niimoodi ju hiljem, kuna... Tänu taevale. Et see on nii lõõmav, see on nii kõik, see on nii igavene ja kohe, kui see tuleb, see on igavene. Ja mul tegelikult seal raamatus on jah, mul on isegi sõbrad öelnud, et ütleme, et mingites inimestes, eks ole, on nagu oskavad kokku panna küll, et kellest mida. Ja ütleme siis selle Joeli prototüüp on mul hea sõber klassivend üks prototüüpidest. Ja ka hiljuti nagu nägin teda, ka nime välja ütlema. Ja mõtlesin jah selle peale, et mina olin ikkagi täiesti nagu pimestavalt armunud või täiesti nagu ja tema ikkagi ta nagu ise nüüd just ütles, et selles vanuses ta isegi mõelnud veel sellistest asjadest on, et see 18 ikkagi ühe poisi jaoks on hoopis midagi muud ja ei olnud üldse sellist pesapanumise tungi peal või mida iganes. Aga meil on säilinud selline vastastikune
mitte ainult austus, vaid ikkagi selline nagu huvitavine, Kihin. energeetiline huvi. Ja tema jällegi rääkis mulle mingeid hetki, mida mina ei mäletanud, et kus me oleme, ma ei tea, bussis sõitnud kuskile kunagi ja talle oli nii meelde jäänud, et ikkagi jälle, et kui eriline see mina olin, on ju, et mina nägin ainult, et see on tohutult äge materjal, ma tahaks lihtsalt öelda, et võib-olla ka see nagu, et see armastus saab olla nagu palju suurem mõiste tegelikult ja ei ole alati nagu emme, issi ja lapsed perekond. Aga kust sul idee tuli selle raamatu jaoks, klassi kokkutuleku keskne mõte? See on hea küsimus, et ma arvan, et mul need ideed kuidagi väga sageli hakkab pihta ikkagi mingit sorti tegelasest, et mul hakkab mingi karakter hakkab nagu elama ja hakkan seda punuma seda lugu sinna ümber. Ja tegelikult selle looga hoopis seal on selline huvitav tegelane nagu Marko, jah, kes siis, kellel on ka oma prototüüp ja üks käivitajatest kindlasti oli see Marko täna. Ja lihtsalt, kui suur kontrast see on, kui keegi, kes nii-öelda kunagi oli selline täiesti nagu näpp püsti, nii-öelda keskkooli kuningas, eks ole, täiesti kukub trepist alla. Et siis tekib see lõhestumine, kus sa mõtled, kuidas see sama inimene ja miks. Ja lihtsalt ütleme, sealt võib-olla see hakkas niipidi üldse hargnema ja noh, et miks need dünaamikad siis, et kõrval keegi täiesti silmapaistmatu on jõudnud. Ja noh, tõesti, et meie klassist veel eriti väga palju inimesi on elanud niimoodi, et need eluteekonnad on nagu ootamatud ja huvitavad. Ja võib-olla jah, selliseid igavaid, et täna olen samasugune, nagu ma olin siis peaaegu polegi. Ja siis need paradoksid aastatega just ongi seda nagu huvi tekitanud, et miks just nii. Ja teine asi, mis siis selle liiga palju armastust suur tuum oli see, et minu vend armastas korraldada neid palkmajade suvepidusid. Ja kuidagi lihtsalt see nagu ma ei oska öelda, mis see oli. Jah, et seda ma tundsin ka, et võiks kuidagi nagu alles hoida, et see oli kuidagi noh, et tänapäeval on raske aru saada, et mis selles onnis ja järves ja lõkkes siis nii erilist oli, aga kuidagi see tunne oli nagu mingi tohutult kihvt. Jah. Korraks hüppan täitsa teisele teemale, et mul hiljuti käis siin Marja-Liisa Soe intervjueerimas mind ja siis ta küsis, et kuidas sinu meelest on, et kas kirjanik on siis töö või siis tiitel. Ja mul on alati tundunud, et Eestis on kuidagi see kirjanik on nagu mingi asi, mida keegi peab sind õnnistama sisse selleks või niimoodi, et kui inglise keeles igaüks, kes kirjutab, ongi nagu automaatselt writer, siis Eestis see on nagu mingi aunimetus justkui, et ma ei tea, võib-olla oled sotsmeedia mõjutaja ja siis võtad oma elust mingi aasta, kirjutad mingisuguse hea raamatu, aga et siis tuleb ikka keegi, kes ütleb, see ei tähenda, et sa oled kirjanik, et sa oled seda kirjutanud, et Eestis kuidagi on nagu see mingi seisus justkui või salaseisus. Et täpseid reegleid pole, mida sa pead tegema, et saada kirjanikuks, aga et on mingi hulk inimesi, kes on võib-olla 4 raamatut juba avaldanud ja siis on ikkagi nagu, ta ei ole veel kõigi meelest kirjanik, on ju. Aga ma ütleks, et võib-olla isegi absoluutselt olen kohanud ja kõiki neid muid stigmasid, et naiskirjanik ja nagu muud asjad. Ma isegi, et ma isegi ise ei oskaks enda kohta öelda, et ma olen naiskirjanik või need, et seda on nagu, ma ei ole selles veendunud ja näiteks hiljuti, kui ma olen stsenaristide gildis ja me teeme stsenaariumi konkurssi ja kui ma lugesin neid töid ja need on kõik anonüümsed. Et siis jah, mõne töö puhul sa saad aru, et see on nüüd naisterahvas kirjutanud või et see on meesterahvas, aga on alati mingi osa töid, kus see ei ole üldse tähtis ja sa mõtled, et ma ei oskakski öelda. Ja mõnikord ka eksid. Ja sa võid ka eksida, eks ole. Just, et kuidagi võib-olla see eestlane üldse ei armasta nagu, ta ei armasta tunnustada ja uhke olla. Et see on see kultuuri vahe. Et mulle meelest on küll kihvt kirjanik olla ja ma ikka hea meelega ütlen, et ma olen ja siis mõnikord vaieldakse, et ei, et Kivirähk on kirjanik on ja ma ei tea, kus see nii-öelda joon jookseb. Aga jaa, see on väga õige, et meil eestlaselt täna see tunnustuse probleem on ju ja et võiks endale uhke olla. Aga ma tahtsin jõuda selle looni, et kuidas mina sinuga esimest korda tuttavaks sain.
Et siis, kui aasta 2009, kui me alustasime kirjandusrühmitust Purpurmust org, siis kuhugi panime mingisugused kuulutused üles või nii. Ja siis Pirk kirjutas mulle, et tere, mina olen ka kirjanik ja ma tahan ka teie sekka tulla. Ja siis ma vaatasin ka, kes see nüüd siis on, et oli see mingisugune hulk inimesi, kes me kogu aeg kohtusime samadel üritustel, käisime seal Kirjanike Liidus ja olime seal Värskes Rõhus ja nii. Aga siis ma mäletan tol hetkel mul oli see, et issand kui äge, et keegi minu vanune, minu noorune lihtsalt on otsustanud, ma olen kirjanik, ma tahan seda teha, ma tahan koos teiste kirjanikega seda asja teha. Ja mäletan, see oli mulle nagu nii inspireeriv, et miks mina nagu ikka veel tõmban endal kogu aeg seda mingit vaipa või mingisugust tolmu peale, et ärge tehke minust välja, ma siin vaikselt nurgas, et sa tulid nagu mingi käed puusas, et ma tulen ka teie kampa ja nüüd läheb. Ja ka, et võib-olla ütleme, ma arvan, mul on sisse sündinud see mingit sorti julgus, et ma nagu õudselt tahan asju teha ja siis sind ei häiri, et ma olen üldse teisest linnast ja mul ei ole perekonnas mitte mingeid sidemeid ja nii edasi, eks ole. Aga ma lihtsalt väga tahan ja siis mul on tekkinud isegi see teooria elu jooksul, et tegelikult nagu talent koondub ajas ja ruumis. Et see on kohutavalt huvitav, kuidas sa tegelikult elu lihtsalt viib sind sinna, kuhu sa kuulud. Ja lihtsalt nagu julge sinna minna, et kindlasti oleks võinud ka pudeda ja ma olin tegelikult just ühe raamatu välja andnud või midagi sellist, äkki aga tollest hetkest, kui mina liitusin teiega, parimad sõbrad igavesti, et ma kunagi ei tundnud, et ma ei kuulu. Kas mu koht on siin? Et kas see on ikka minu koht või et kas ma olen üks teie hulgast, et kohe olin. Ja tollel hetkel ikkagi ma mäletan, oli ka nagu selliseid nii armsaid nagu kokkupuutepunkte, kus näiteks Jim Mashilev ütleski mulle, et teda tohutult kõnetas eneslapet raamat on ja et talle meeldis, kuidas ma kirjutan ja mulle meeldisid jälle tema nagu poisid vihma käes ja nüüd tema asjad ja kuidagi täpselt samamoodi tundsin, et tõesti kõneleb keegi, kellega mul on suur ühisosa ja ma arvan elus ütleme, kõik see loomingu maastik, kuna ma ka teen alati tööd ja igasuguseid erinevaid asju, see on nagu hapnik või see on nagu värske õhk, et need inimesed kuidagi annavad sellist õnnetunnet, kiirgavad lihtsalt õnnetunnet sulle, et see on nagu võib-olla erinev mingisugusest mõnest teisest elu aspektist, et see on hästi huvitav. Ja ütleme, kui ma tulin, et siis mul ka ikkagi oli veel kõik see mingi välimused ja asjad, kõik ma pidasin seda butafooriat nagu hästi tähtsaks ja võib-olla otsisin ka mingit teed selle vahel, kes ma nagu ütleme, mis see nagu mu ajalugu on või kust ma tulen, mis mulle ei absoluutselt sobinud, ma tahtsin see kõik kõrvale jätta, olla keegi teine. Aga nüüd siis ajas ma olen nagu leidnud, et tegelikult ma olen ikka see sama inimene, et see inimene lihtsalt on päris suur või see valgub igale poole laiali. Ja teine asi ma mäletan, kui ma hakkasin kirjutama, et mul oli selline nagu soov ise endale, et mina ei korda ühtegi teost, et ma teen hästi, et iga mu teos saab olema hästi erinev eelmisest teosest. Ja ma vähemalt 4 raamatut mul oli see tunne, et nii on. Ja ma täna ütleks, et minu meelest on kõik sorry, sa tunned ära, ta ei ole see sama lugu, aga sa tunned ära, et see on see autor, et see autori käekiri tegelikult ikkagi on paigas ja see ei ole muutunud. Midagi sellist, jah. Aga kuidas see juhtus, et sa hakkasid siis seda Agnese ja Gabrieli neid krimilugusid kirjutama? No tegelikult oli siin veel paar krimkat enne Agnest ja Gabrieli ja alguses ma olin rohkem selle Kepleri, ma alustasin sealt noirist, et sünge ja õudne ja põnev ja siis mingi hetk ise tundsin, kuna see laine oli ka hästi mastaapne, eks oli Stieg Larssonid ja kõik, mis toimus seal Rootsis ja et tegelikult hakkab väsitama, et kuidagi see süngus ja õudus ja et ütleme et kõigi on sellest toreda lause öelnud, et miks iga selle põhjamaise krimiloo lõpus on ju mingisugune orb, keda on siis ahistatud, ära kasutatud ja ta on mingisuguse konteineriga ookeani põhjast kinni. Ja tõesti, et kui sa neid lugusid vaatad, siis need lõpud lähevad nagu nii ülemõõduliselt õudseks, et see kuidagi juba nagu kuidagi ühesega ma tundsin, ma olen liiga vana, et ma enam ei osta, et ma ostan paar kihti õudust ära, aga ma ei osta seda, et lõputult ainult õudsemaks lähebki versiooni. Ja siis ma jõudsin tagasi selleni, et aga Agatha ju
teeb oma lugusid hoopis teisest materjalist ja just see, et ütleme, see elu on hästi rikkalik, need inimesed on väga erinevad, need taustad on täiesti teistsugused. Et see on see, mille poolest see tema materjal on hea. Ja siis kuidagi hakkasin seda Agneste Gabrieli tegema. Ja selle lugu oli selles, et ma tegelikult tahtsin algusest peale teha sarja. Ja me ei saanud raha EF-ist. Ja ma iga kord kuulen, et mitte päris, et ma ei oska kirjutada, aga et inimesed ei ole sellised, nagu mina neist kirjutan. Et kusagil on mingid teised inimesed. Minu inimesed on kõik imelikud. Ju ma siis ise olen nii imelik, et ma jällegi minu meelest nad on normaalsed. ja ei ole eestlaslik on ja mis on jälle see, mida ma olen väga palju kordi kuulnud, aga ma ei tea, mida see tähendab ja võib-olla meie generatsioon, eks ole, kes ikkagi me juba kasvasime üles sellega, et me saime lugeda ka teiste riikide raamatuid ja ei olnud ainult Kalevipoeg riiulis. Meie olemegi teistmoodi eestlased on ju. Ma olen ka adraga kündnud maad, on ju, ma olen vikatiga niitnud, aga ma siiski olen ka, eks ole, vaadanud Arabella Kiesbauerit ja alati minu jaoks kõik inimesed, ükskõik milline on nende sooline sättumus ja mida iganes nad seljas kannavad. Alates 90-ndatest see on olnud minu normaalsus. Et ma vahepeal üllatun 30 aastat hiljem, me ikka tahame nagu rääkida mingist traditsioonilist perekonnast, ma ei ole seda nagu terve oma elu eriti näinudki. Ja okei, võib-olla siis see on see, et miks ma olen imelik, aga minu maailmas seda on olnud nagu hästi vähe. Ja kuna ma seda raha ei saanud, siis ma mõtlesin, et okei, et ma teen romaani, et ma siis küsin, nagu, et äkki nagu Kultuurkapital leiab, et selles idees on iva. Ja siis ma sain aru, et tegelikult ei ole see üldse lihtne teha stsenaariumist raamatut, sest et see tempo on midagi muud ja kõik on täiesti erinevusi. Ja see oli väga äge kogemus tegelikult, kus ma mõtlesin isegi teistpidi, et kuna ma olen Siret Paju käe all Trakadeemias õppinud dramatiseerimist, mis siis on see, et sa võtad raamatu ja teed midagi muud, et need on tegelikult ikkagi väga suur muudatus tuleb nendesse teostesse sisse, eks ole, et see huvitav kogemus tõesti. Ja mul hakkasid meeldima Agnese Gabriel, nüüd mul just 3. osa sai valmis, 3 tilka verd ja ma ütleks, et see Gabriel on üks sümpaatne tüüp. Et üks õlut jooma minna temaga, et ta on siuke nagu muhe, inimene on elu näinud, et jah, et meie vanuses võib-olla kuidagi meeldivadki need mehed, kellel on millestki rääkida, nagu, et see six-pack minu meelest on täiesti, ei ole mingeid tundeid. Pole rääkida selle six-packiga midagi. Mitte mingeid tundeid ei ole tema suhtes, jah. Aga vahepeal siis jah, et võib-olla see Arcane on siin sellepärast, et kui ma Trakadeemias õppisin, et siis teda, ühes on tema autorina, äkki oli õppematerjali hulgas või niimoodi ja võib küll öelda, et üks selliseid autoreid, kelle puhul ma tunnen seda sarnasust. Ja tema lugu on ju, ütleme, sünge, aga teistpidi mulle väga meeldis see vabadus, mis on nagu tema loomingus, et ta kunagi ei peljanud neid klišeesid, et kas ma olen näitekirjanik, aga temast meid aeg-ajalt kummitab siiamaani see lause, et ta küsib siin selles 448 psühhoosis, et kas inimene võib sündida vales kehas. Ja ma kuidagi, mul on olnud kahju, et ma ei saa minna temaga rääkima, võin öelda talle jah, eks terve see maailma ajalugu on nüüd võib-olla sellest palju rohkem rääkinud, aga ka, et ükskõik milline seal keha sul lõpuks on, et see tegelikult lasta olla. et tee seda, mis sul nagu silma särama paneb ja jätta kõrvale see küla. Niikuinii need koerad auguvad. Keegi ei ole kunagi rahul, kellegi jaoks mitte kunagi ei saa kirjanikuks, kellegi jaoks ei ole see teine kolmas. Aga hästi, kuidagi nagu nii südamesse läks, et see on kuidagi nii aus küsimus. Ja on ju palju inimesi, kes seda küsimust ikkagi, kes selle küsimusega mõned ka vastusega ja heade vastustega elavad, et see on mind alati. Kuna ma ei ole siiamaani, ma olen ikkagi see X, et ma aeg-ajalt vaevan ennast, et mis soost ma olen ja kes mulle meeldib ja ma ei oska kummalegi küsimusele vastata. Ma ei ole välja mõelnud, äkki 90 aastaks saades saan. Siis ma mõtlesin veel mõned raamatud, mis mulle väga meeldivad. Üks nendest on see San Michele raamat, et tõesti jällegi, et mis siis jääb meelde. Kuidagi see, mis siin raamatus on? Enamasti see... Ma ei ole lugenud seda, mis see on? Sa ei ole lugenud, peaks sulle peaaegu laenama. See on üks kõige helgemaid raamatuid, mis on kunagi kirjutatud. Ja see peategelane on arst. See on arst, kes satub
ma ei saa nüüd öelda, ühesõnaga ühele selle Vahemere saartest ja juhuslikult avastab seal Vahemere saare mäe tipus varemed ja armub nendesse. Ja et ma tahaksin elada siin, eks ole, need on mingisugused, jumal teab, mingisugune 1000 aastat vanad palee riismed ja ta on noor arst ja ta otsustab, et ma teenin nii palju raha, et ma suudan endale siia kunagi luua kodu. Ja ta väga palju räägib siis siin raamatus ühesõnaga oma arstitööst ja pidalihaigetest ja millest iganes õudsetest teemadest ja käib mööda seda treppi nagu üles ja alla. Aga need inimesed, keda ta kohtab ja see tema kuidagi see pühendumus ja midagi nii ilusat, et noh, et sa mitte lihtsalt kuidagi, ma ei tea, võib-olla see tänapäeva maailm on selline tarbimiskeskne, et mingi ja just need mingid, ma ei tea, et sul on ikkagi tahetakse mingid raame ette anda, milline sa pead olema ja kuidas sa peaksid elama. Et see raamat on täiesti teine mees, kellele meeldib koht ja kes tõesti võimaldab siis endale seal elada ja see teine kultuuriruum ja need väga ilusad inimlikud kontaktid ja väiksed lood, mis seal sees on, et selline tõeline helguse pärl, et ma soovitan. Ja hästi kirjutatud, kuigi ta ei ole selline, noh, kes ta Dostojevski kõrval on ju, aga hästi inimlik ja ilus. Ja Dostojevskist hiljuti siin jooksis jälle mingi krimilugu, kuna ma neid alati kõiki loen läbi, mis on siis dokumentaalsed lood või uudised. Keegi jälle oli arvanud, et Raskolnikov on meil kuidagi tapja. Mul on olnud sellised tunded, kus ma tahaks nagu Dostojevskiga nagu vaielda isegi, et kui ma nüüd mõtlen, see, milline inimene Raskolnikov on, minu meelest ta ei ole võimeline seda tegema, mida ta siin teeb. Et ta on natukene liiga hea inimene ikkagi ja ma natukene seda ei usu, aga ma arvan, mul Dostojevski puhul meeldib ka see, et ta ka otsib seda hinge ja ikkagi võib-olla mingit õiglust ja ütleme see tolle aja Venemaa elu ikkagi noh, kui brutaalne ja noh, muidugi ikka veel brutaalne, aga jah, see, et sa võid tegelikult elada väga rasketes oludes, on ju väga, väga piskuga ja sa võid olla väga ilus inimene. Et vahel tahetakse kuidagi klišeelikult öelda, et ainult rikkad nutavad, on ju, et tegelikult see on ükskõik, kust sa tuled. Sa võid alati olla erakordne. Seda tõesti ma elus usun. Nii, ja noh, jah, ei saa mööda ka Bulgakovist, eks, et lihtsalt mulle meeldib see, no ta on ka tõesti, tema on tõesti minu meelest ajaloo üleselt silmapaistev. Et niivõrd unikaalne, ühtepidi nagu kõik need kassid ja nähtamatud mehed ja mis iganes asjad, ühtepidi täiesti hullumeelne, eks ole, siis on pööraselt naljakas, annuskad oma õlidega ja mida iganes on ja see, kuidas ta räägib siis sellest Hanostrist, eks ole, sellest Jeesuse loost, minu meelest ikkagi nii ilus. Ja et see kõik on ühes raamatus koos, ta ei ole ju me ei saa ju öelda, et kuidagi oleks väga klassikaliselt komponeeritud või lihtsalt kõik kokku nagu toimib ja noh, täiesti ikkagi briljantne, geniaalne, unikaalne, põrratu. Ja jälle, et ega see aeg, siis peaks vaatama, mis aasta raamat see on, ütleme, kes siin ees on ära märgitud. Originaalteos 66 või? 1966, et üle mõistuse. Noh, nagu Orwell ka, et mõni inimene läks nagu, et küsis, kus su ajamasin oli, kuidas sa siis juba nagu kõike seda märkasid ja noh, jah, üligeniaalselt. Ja ma armastan neid kollaseid päevalilli ja seda keldrikorrust ja minu jaoks see on kuidagi nagu armastuse sümbol. Et sul on tegelikult armastus siis, kui sa võid selles mingisuguses, sellegi tilkuva kraaniga on ju ühetoalises keldrikorteris olla õnnelik. Et see on armastuse sisu, mitte see, et peab tulema prints, ta peab olema valge hobune, ta peab olema jaht, ta peab olema Dubai, te peate minema reisile, te peavad olema pruunid, siis te joote proseccot ja austrit sööte. Et sellel kõigel ei ole armastusega midagi pistmist. Jep. Et tänapäeval tõesti tunned nagu mingi checklistidega peaks nagu elama, et kui siis ütled, et aga noh, mulle sobib ka kelder, et siis sa oled jälle nagu, siis öeldakse jälle, et sa ei ole ennestki aru saanud, sa oled imelik inimene. Minu see armastuse definitsioon on üks August Sanga luuletuse pealkiri. Ja kes luuletus räägib millestki hoopis muust, aga et see pealkiri on võileib suudlusega. Ilus.
et nüüd ükskõik, kas see on see, et ma hommikul saadan lapse lasteaeda või et ma ei tea, mees jookseb tööle ja ruttu musi ja siin on su võiku kaasa, et aga see võileibsuudlusega, et noh, mis vahet seal on, kus nagu kas me saame endale autot lubada või bensiini lubada või nagu kas me oleme aastaid korrakski reisil käinud, aga et see võileibsuudlusega on nagu see õnne alampiir. Aga sa mainisid selle Bulgakovi juures praegu komponeerimist. Kuidas sa Krimkat komponeerid? Ma lugedes ka mõtlen, et see, see minule tundub see täiesti mingi ületamatu kunst. Ma ei kujuta ette, kuidas kõik need nagu liinid sul lähevad, aga et kuidas sa seda plaanid? No ma arvan, et ma peaaegu, et ei oska enam kirjutada kui mitte stsenaarist, eks. Ja mulle meeldib see, et filminduses on väga head tööriistad just, et kuidas neid üles ehitatakse, kuidas sa kõigepealt selle suure loo tükkideks teed, millisel hetkel mingid asjad juhtuvad ja kuidas need dünaamikad, eks sul käivad. Ja näiteks kunagi, kui ma hakkasin kirjutama seda Eesti, ma ise ka unustan selle pealkirja ära, ütleme, et ta nimi on Kodu keset linna. Ja minule andis oma selle teatepalga üle Mihkel Ullmann. Et ma olin tolleks hetkeks mõelnud, nii tore, ma olen loov inimene ja ma enam kunagi ei tööta Exceliga, sest et ma olin töötanud Exceliga mitu aastat, olles meediaplaneerija. Tollel hetkel oli Excelist kõrini. Ja siis tuleb Mihkel ja ütleb, et nii, ma saatsin sulle oma Exceli, et vaata nüüd läbi, et kuidas see hooaja need liinid ja tegelased ja kaared ja kõik jookseb. Ja ma sain aru, et tegelikult väga hea tööriist, eks ole. Et kuna ütleme jah, et kui seda mingite lugudega minu meelest on see, et kui seda raami ikkagi, ja alati võib olla geniaalne talent, et lihtsalt inimene on nii andekas. Ma arvan, et Harper Lee oma laulurestaga lihtsalt oligi puhas talent ja nii ja kõik, eks ole. Aga kui sa oled töökas inimene, et siis on igasugused sellised tööriistad, et sa saad ikkagi, et sa ei kao selle looga kuskile võssa ära ja tuled ikkagi hoiad ennast, eks ole, siin sellel põrandal ja need liinid on ja pärast ära sõlmid on ja. Et siis ikkagi selline nagu skeem selle kõige all ja need karakterite, ütleme, kaared ja asjad, et ma teen selle kõik enne valmis. Et kui ma ikkagi kirjutama hakkan, siis ma tean, mis saab. Et kuigi ma tean, et Ketlin Priilin ütleb iga kord, tema ei tea, tema lihtsalt hakkab kirjutama ja ta ei tea isegi kes on süüdlane ja ka töötab, eks ole, et ka kuidagi hoiab need ohjad ära, on. Aga minu jaoks jah, mulle meeldib, kui ma enne ikkagi tean, et mu see plaan on valmis. Ja mulle alati meeldivad, kuidagi tavaliselt romaani puhul ma esimesena näen lõppu, et mulle meeldivad need sellised nagu tugevad lõpud või kus sul on mingi intensiivne emotsioon, mis ma hakkan mõtlema, mis siis kõik enne võis olla, et me saaks sinna lõppu jõuda, et jah, et... Aga kui sul on niimoodi need kaared ja tegelased juba ette välja mõeldud ja sa tead, kuidas see lõpeb ja nii, kui sa kirjutad, kas sa kirjutad suht nagu otse peatükilt valmis või sa kirjutad lõppu ja siis veel mõtled, et ma ei tea, nüüd ma toon siia ühe tegelase juurde, kirjutan igale poole mingi peatüki juurde või kas sa pärast kirjutad juurde või kirjutad juba pigem puhtama versiooni? Jah, päris sellist, ma ikkagi kirjutan algusest lõppu välja, et mõnikord on nii, et ma kirjutan midagi valmis ja ma saan aru, see tuleb hiljem. Et mul on tegelikult keset käsikirja kriips ja pärast kriipsu on mingid tükid, aga päris sellist asja. Minu meelest ma ei ole kunagi teinud, et keegi tuleb igale poole juurde, et see tundub nagu päris keeruline. Ma mäletan, lugesin kunagi seda, et kuidas Stephen King kirjutab, et ta kirjutab iga päev 10 000 tähemärki, mis on siis 3 lehekülge, aga ta kirjutab selle niimoodi, et ta ei pea seda enam kunagi üle lugema. Ja siis lihtsalt see on asi, mille peale ma aeg-ajalt ikka mõtlen ja ma ei tea, aga et ongi ta nii professionaal, ta kirjutab 2 raamatut aastas ja niimoodi on teinud mingi 40 aastat on ju. Ja, ma väga tema teoseid ka armastan, aga ma tahaks öelda, et mul tegelikult oli alguses niimoodi,
et alguses selle Mortimeri, ma arvan, ma küll kirjutasin lõppu välja ja oli tehtud, on ju. Võib-olla isegi enesetapped oli niimoodi, et oli tehtud. Ja ma mäletan, et siis tollal ma sattusin rääkima Sass Hennoga, kes ütles, et temal on niimoodi, et tema käest peab käsikirja ära võtma, et ta jääbki seda nagu lihvima. Milleks? Nagu? Raamat on valmis, kui see on Kirjutasid valmis. ära, et anna ära, tee järgmine. Ja ma olen väga palju hakanud ise rohkem toimetama. Et iga teosega ma tegelikult hakkan nõustuma Sassiga. Kuidagi vastupidi, et ma ei tea isegi, mis asi see on. Et ikkagi sul tekib kohe mingisugune kõrvaltvaataja pilk, niipea kui sa oled selle teksti valmis saanud ja siis sa hakkad märkama ja nägema ja siis ikka peaaegu, et nii hull veel ei ole, et peab ära võtma käest, aga väga palju jah, olen pannud just nimelt nagu sellele toimetamisele nagu rõhku juurde. Nii eeltööle ka, eks ole, jah. Ja kirjutamisega, et vahel küsitakse, et kus sa selle inspiratsiooni saad. Minu meelest see ei lähe ära nagu kunagi. Must ei ole sellist päeva, et ma ärkaks üles. Midagi inspireerivat. Ja midagi ei ole. Et lihtsalt mul on täpselt vastupidine probleem, et mul alati mõtlen, sina oled ka seda maininud, et 10 aasta ideede list on ees, on ju. Kuskile teed mingeid märkmeid, et meelest ära ei läheks. Mõnda asja on 3 lehekülge, mõnda asja on 2 peatükki ja siis lihtsalt rabeled selle nimel, et nagu saaks ometi ära teha, eks ole, kuna tegelikult tuleb ju jälle peale, et nagu kogu aeg ärkad ja jälle on nagu mingisugune uus mõte, et tegelikult just see, et seda tohutu pealevool ja see ei lähe isegi vanusega nagu leebemaks, et mul on ka see, et ma näen väga palju ideid unes, selles liiga palju armastust. Ma peaksin nüüd mõtlema, mis koht see oli, aga seal oli ka see üks unene inspiratsioon. Pakun, et see oli kuidagi seotud selle metsa ja selle kõigega. Et midagi sellest ja siis ärkad hommikul üles ja mõtled, vau, see on päris hull, ma tahan sellest kirjutada ja mul on nagu jah, ma ütleks, see on aastatega isegi läinud hullemaks, et mõnikord vaatad öösel selle Hollywoodi blockbusteri ära, ärkad üles ja mõtled, miks ma pean hakkama 1 tähemärgi omavahel seda kirjutama, miks ma ei saa siit võtta, see on juba oli. Ja jälle Dostojevskist rääkides, et mul mitte kunagi ei ole kaootilist une nagu. Ma näen ainult narratiive, alguse lõpuga lugu ja need on põnevad ja seal on head karakterid. Ja üks öö ma nägin sellist metaune nagu veel, kus ma nägin huvitavat lugu ja ärkasin unes ülesse ja mõtlesin täitsa perses nagu, miks ei ole minu lugu, et ma tahan, et see oleks minu lugu, ma tahan seda rääkida. Ja siis ma ärkasin päriselt üles ja sain aru, täitsa pekkis, see ongi minu lugu. Ma võingi seda kirjutada. Et ikkagi mingi action kogu aeg peas käib ja just see ööaju, et ööaju seob. Ma võin rääkida toreda loo, hiljuti oli niimoodi ka, et kuna mul on see... Ja ma arvan, ikkagi igas autoris on ju mingit sorti midagi, mis kriibib või ma ei tea, kas sa saad kirjutada niimoodi, et mitte midagi ei häiri ega küsimusi ei ole, aga oled ka kirjanik. Et ma arvan, iga kirjanikul on midagi seda, mingi selline väike... Ja mul on ikkagi see lapsepõlv ja ma siiamaani ei ole nagu välja mõelnud ikkagi, miks üks mees ja üks naine, minu ema ja isa, miks nad siis ei saanud normaalselt inimestena suhelda. Mina ei oska selle tänase päevani vastata. Aga nägin üks päev unes siis niimoodi, et kuidagi, selle sama, et ma olen tahtnud küsida seda küsimust oma isalt, aga mu vanemad on nagu 15 aastat surnud on ja kuskile pole oma teadmistega minna. Aga unes isa tuli ja läksin küsima, et miks sa ei suuda emaga normaalselt käituda. Ja isa hakkas veel midagi õigustama, ja lihtsalt nagu lain talle russikaga näkku, jää vait raisk, kurat, loll jutt, mida sa räägid. Isa lendas mitu meetrit eemale, selili maha. Siis tuli tagasi, ütles, et ei et mul oli esimesega ma väga hästi inimestega suhelda ei oska ja mul oli ka raske elu. Mõtlesin, mis raske? Kas sa minu elu oled näinud, kas sa kujutad ette ka, kuidas ma mingi üksikemana olen võidelnud 20 aastat, eks ole, kõikidel rinnetel, eks ole täitsa vait. Ja siis ärkasin üles ja mõtlesin, päris hea, valgustav. Puhkerahus. Jah, et isa sul nagu jah. Las ta jääb, et jah. Et võib-olla jälle selline meesterahva, jah, et see mõnikord mõtled jah, et mõni meesterahvas suudab kuidagi mõelda, et ma ei tea, mul oli tööl raske päev või ülemus ütles halvasti, et please, nagu tõesti nagu minu päevas, seda liivatera ma nagu ma ei märkagi nagu
kõik muud keerukused laual. Aga mis siis selle 3. raamatu keskne lugu on? Kolm tilka verd? Issand. Jah, Kolm tilka verd on siis Agnes ja Gabriel 3. lugu ja nende omavahelised asjad on edasi arenenud ja mõrv on siis selline, et keset uuselamu rajooni 6 ilusat rida elamuboksi lebab ühe vallalise tantramehe laip. Ja küsimus on, et kes nendest naabritest, kus siis on pensionärid ja hindud ja lesbid ja töönarkomaanid ja siis üksikema, kellel on Soome Kalevipoeg, et kes siis võis seda küll teha ja miks, ütleme, jah, kuidas see nagu tuli, et mul on tegelikult, ütleme jälle ikkagi oma eluga ka kokkupunkt olemas, kuna ma elan Uuselamu rajoonis ja nii mõnedki sellest naabripargist siis ikkagi nii-öelda meie Uuselamu rajoonis on igasuguseid inimesi. Ja ma mõtlesin selle peale, et mind tõesti häirib, et kui räägitakse, et on mingi mall, mingi peremall ja et sa pead niimoodi elama ja mul oli see traditsiooniline pere on, et need samad ema ja isa, kes ei suutnud teinedest taludagi, olid täiesti traditsioonilised ja neil olid 3 täiesti tavalist last. Tuumikpere. Tuumikpere, just. Ja jah, et ma ei usu sellesse konstrukti ja mind tõesti hakkas häirima, et me nagu ikka veel surume seda kuidagi, aga elu on täiesti midagi muud ja kui ma vaatan ka oma tutvusringkonda, jah, mõned inimesed on sellised, kes on ikka veel nii-öelda seesama paar, kellel on nende lapsed on koos, aga see on kindlasti väga suur vähemus, sest seal kõrval on kõike ja ütleme tõesti, et igasugused inimesed igasuguste inimestega võivad olla koos, sa võid olla üksi, mul on nagu neid tuttavaid, kes siis nii-öelda, sa võid ka üksi naisena otsustada, et ma tahan ainult last ja ka see on tänapäeva mudel, on, et keegi ei saa sulle tulla tegelikult ütlema, et sa nüüd pead ikkagi või see, et see mees peab või sina peab, keegi ei pea mitte midagi, kui sa suudad ise oma elu ära hallata, siis ei saa isegi president öelda, et see ei ole okei või ma ei tea, see lapsetuba, eks ole, mis see lapsetuba on? Et see lapsetuba nüüd ei sõltu sellest, et ühel inimesel on ühed bioloogilised organid ja teisel teised. Et see on kõige vähem tähtis aspekt selles kõiges, et see ikkagi, kas sul on armastus, kas sa tahad selle kooslusega seda ühist elu korraldada või siis nii-öelda, kui seda armastust ei ole, et siis ei päästa ka see Dubai. Aga seda kõik oli väga huvitav lahata, kuna siis tõesti, ütleme sellises Uuselamu rajoonis inimestel ja tegelikult muidugi ma arvan, et enamasti on vibe ikkagi tegelikult väga hea ja me saamegi aru, et me olemegi erinevad ja erinevatest riikidest taustadega, kõik on erinev, aga me tahame elada mõnusasti, eks ole, viisakalt, puhtalt, naeratades ja et see selline võib-olla Tammsaarelik mingi ikke ja samasugune põld nagu teisel, et see tegelikult nagu see ei ole üldse see tähtis osa sellest kõigest, et tähtis osa on see aktsepteerimine ja üksteisega arvestamine ja ma ei tea, väga mõnus on tegelikult elada vaiksete ja sõbralike naabritega. Laipa meie tänavus ei ole kunagi olnud. Aga nüüd, kui su viimane raamat on ilmunud ja esimestel kiiretel lugejatel juba loetud, kas sa vajad mingit pausi, enne kui sa järgmise asja võtad kirjutada või see nimekiri, mis sa mainisid, et järgmise 10 aasta raamatud on juba ees, et oled sa juba jõudnud sealt järgmise juurde liikuda? Jumal ja enamasti ikkagi kipub olema niimoodi, et sul on või mul on mitu asja ikkagi nii-öelda korraga. Et mul on küll see põhiteos, aga mul lihtsalt ideed tulluvad peale ja siis ma juba teen märkmeid nii mõnegi muu asja suhtes. Et hetkel vähemalt 2 romaani on pooleli ja mul tegelikult on üks sarja idee, mida ma olen ka tükk aega keerutanud, ja ma tahan teha filmi. Üks viimast aastate suurimaid lugemiselamusi ikkagi ja siin on nüüd küll see karakter, tema nimi on Kerli, minul ja Kerlil on väga palju ühist. Urmas Vadi, jah, pani Kuu teine pool. Jah, Kuu teine pool, et Urmas on teinud sellise karakteri, kellega tõesti mina samastun. Ja võib-olla ütleme mitte kõigega, aga see isiksuse tüüp selline nii-öelda võitleja naine, et mulle õudselt sümpatiseeris, et väga hea karakter ikkagi ammu pole midagi nii head näinud.
ja ma ikkagi püüan, mul on mõte teha sellest filmistsenaarium. Kuna see ei ole selline klassikaline lineaarne teos, siis see on korralik selline pähkel ja töö, aga lihtsalt mulle nii väga see meeldis ja see aeg, see, ütleme jah, see nagu enne vabariigi tulekut aastad ja noorus ja see kõik tegelikult ikka veel jälle kõnetab mind. Jah, et see on küll olnud väga äge. Mul on veel paar raamatut siin, mis on siis need ägedad elamused olnud Õnnerõõmu klubi. Ma tahaks öelda, et me oleme väga sarnased hiinlastega. Issand, see Eesti kultuur nii sarnane, hästi hämmastav on lugeda. Täpselt selline nagu hoian kõik tõelises eespool, hoian mingit kiipsmaili väljas, siis muudkui rügan mingisuguse õnne nimel, aga see ei ole ju õnn, mille nimel me rügame, see on rügamine, miks rügatakse. Et hästi huvitav kuidagi aru saada, et täiesti teist poolt maakera väga sarnase mõtte maailmaga inimesed on siis Piranesi. Nii unikaalne raamat. Ma jällegi peaaegu, et võiks Bulgakovi kõrvale tõsta, et mitte midagi sellist pole lugenud enne, pole lugenud pärast. Väga introvertide teos. Ma olen suur introvert. Hästi mõnus lugeda kuidagi ka, et lihtsalt kõik meeldis. Ja Annie Arnaud Koht, mis oli ka selline tore raamat, et kuidas see tütar räägib oma sellist arengulugu läbi nooruse, läbi kirjanduse, tal on isa, kes siis on tööline ja minu meelest see on nii-öelda tütre armastuskiri isale, kes mitte kunagi ei saa oma tütrest aru saada. Ja see mind ka kõnetas, et see tütar saab aru, et isa ei mõista teda, et isa küll nagu hoiab teda, aga lihtsalt seal ei ole seda mitte mingit ühisruumi, nad ei saa kunagi mõista, eks ole, see isa on hästi kunstikauge ja tüdruk on kirjanik. Et hästi huvitav ka, et sa võid ikkagi mingisuguse vastastikuse sümpaatia hoida ka siis, kui sa tegelikult ei mõista üldse. Et ikkagi võib see armastus nagu ka siis olla, et see on minu meelest ka nagu ilus mõte, mida tasub nagu meeles pidada. Me tavaliselt saates palun, et külaline loeks ühe luuletuse ja äkki sa loeksid enda kirjutatud Morbidaariumist, selle luuletuse, kuhu ma sõrme vahele panin. No nii. Külvan enese ümber kollaseid päevalilli, sinise taeva alla, mustale mullale. Surun end vastu rohelist muru, oma roosa ihuga libledel rutjun. Püherdan mullas, pritsmeid pillutan, määrin pori kätele näole. Helesinises vees, külmast kiljatan, hüplen kaldale, liivaterad ma varvastel. Fotoraamatu kaane sulgen, tassi musta kohviga ennast tundetuks joon. Aitäh sulle ja suur tänu tulemast. Aitäh, väga tore. Ja palju edu su järgmiste raamatute kirjutamiseks. Aitäh. Ma kavatsen veel ühe krimkava elus läbi lugeda. Väga hea, sul on see võimalus. Aitäh ja suur tänu teile vaatamast. Jääme lugemiseni.